teeksid sina vägistajaga, kui sa saaksid vägistaja kätte? Vägistajaga? See on see Einar Kuuse sõber ju. Vägistat ära? Kes? Siis tapaks maha pärast. Peksa annaksid head. Siuga tuleks äkki kõrvaldada. No annaks peksa ja ütles politseile, et mis ta teinud on. Vanasti olid ikka nii sigmad mehed. Ma lööks maha. Priit, jah? Ma ei tea, puuri panna. Piinaks surnuks äkki. Kuule, minu vasti mees, kurat. Tartu Raekoja platsil. Piinaks surnuks. Geniaalne. Meil on isegi purskaev seal olemas. Me saame uputada teda, me saame igasugust asju teha. Me võime ta sinna sisse visata ja siis võime sinna särtsu anda näiteks. Me saaks igast huumorit teha. Mismoodi? Kesklinnas on Hiina kamera, ma vaatasin seal päris huvitavad riistapuude. Ainult mõtle välja ja teeme ära. Kas see on mees või naine? Mees. Naine. Peaks läbi? Kas sa piinaks teda? Mis ta ütles? Ta küsis kumb on ja siis öeldi, et naine, siis ütles, et peksaks läbi või? Oleneb, kui suur see mees on. Ja kas mul on midagi kaasas, millega koht mõistan? Sina ei ole vägistanud? Ei ole veel, jah. Mida teeksid sina vägistajaga, kui sa saad vägistaja kätte ja ta on su lähedastele midagi teinud? Räägid seda anekdoodi. Räägid seda anekdoodi või? Jah. Äkki räägid? Noh, mees läheb arsti juurde. Üks muna on sinine. Tead seda või? Ei tea, räägi. Arst saadab sinna, kes ära lõikab, on ju. Lõigatakse ära. Kuu aja pärast tuleb jälle, et teine muna on sinine. No, jälle. Lõigatakse ära. Kolmas kord on riis sinine. Siis arst ütleb, kurat, see on vist teksase värv. Teksa värv. Okei. Aitäh. Ma arvan, et mis ma ise tegin, kui ma tatt olin, siis ma mängisin sitaks palju surfserverites. Ma olin suht hea surfer. Ma ise arvan nii. Ja siis mul oli alati taku. Mul nagu rutsi ei olnud. Ma olin mingi täielik rott. No meil ei olnud tollel ajal. Noh, iga pere oli omamoodi. Meil ei olnud nagu absoluutselt rutsi. Ja siis, aga noh, selles suhtes, et ega kui sul raha ei ole, siis on 2 varianti. Kas valeta, et sul on raha või siis tekita endale raha, eks ole. Ja mina ei oskanud seda raha tekitada, siis ma lihtsalt valetasin, et mul on raha. Ja ma ei tea, kas ma olen seda rääkinud, aga mis lükkeid ma ise tegin, oli see, et ma võtsin seal selle omanikuga alati ühendust, et jou, tahan adminit osta. Immu adminit. Nii, palju maksab? Aha, siis mingi öeldi see mingi, et ma ei tea, see maksab mingi, ma ei mäleta, mis iganes see oli, mingi 15 krooni või mis iganes see oli. Ütlen ausalt, ma enam ei mäleta. Ja siis tuli taku. Ai vittu, tavai, teeme ära, et ma teen sulle kohe ülekande. Ja siis ütlesin, et mingi et just saatsin ülekande ära, et need on mu rekvisiidid, siis tegid mingi Paintis või kuskil tegid mingi pildi. Ja siis saatsid talle selle kuskile sinna ära, ma ei mäleta läbi mille. Mingi Teamspeak äkki või ma ei tea, kust ma talle selle saatsin. Ja siis tüüp oli mingi, et okei, et ma panen su ise adminiks ära, et siis kui esmaspäevaks raha ei ole tulnud, siis ma võtan sult admini ära. Ja littisid niimoodi minna iga nädalavahetus. Reede tuli, põmm, leidsid mingi venna jälle, tõmbasid jälle, jou, pane mind Immu adminiks. Ja siis pühapäeval või siis esmaspäeva õhtul 2 varianti. Kas ta oli sult selle maha võtnud või ta veel ei olnud jõudnud ja siis läksid serverisse, tõmbasid kõigile permi lihtsalt. Haip! Tõmbasid lihtsalt serveri tühjaks ära ja siis panid alt F4 ja läksid järgmisesse serverisse lihtsalt ja iga nädal sama nuss. Ütle, mis sa ust lõid? Bussijuht on täielik vaimuhaige. No mine nüüd sinna poole! Siin ei seisa! Saad aru või? See siis sõle reisija või? Oled jõle tubli küll, on ju. Noh, kas sa jääd siia seisma või? Mine nüüd sinna! Mis sa seisad siin? Kiirabi paluks. Kuradi roll. Mingi inimene pikali kaasa. Mine seisa seal!
tüüp sõidab samal ajal. Vaata, tüüp sõidab samal ajal. Mine nüüd seisa seale. Kuuled või? Nüüd sa tahad seda ust puruks või? Ja kukud maha. Ongi mingi inimene on pikali ja ongi putsis. Haige inimene on see ikka. Ei no isegi kui nagu nad ei taha, et sa seisaksid seal, see on nagu 100% normaalne, et sa ei taha, et keegi seisaks sul seal mingi kõrval, et muidu sa äkki ei näe mingi liiklust või mida iganes. I get it. Aga nagu mingi meelega teha mingi täkkpidurdust selleks, et kellegile kohta kätte näidata ja sellega seoses saab mingi kuradi 3. isik viga üldse. See on ju täiesti putsis. See on ju täiesti putsis käitumine ju. Nii palju öelda, kuna meil seal ei ole ka välisesindust, et siis meil ei ole ka võimalik kuidagi neid ametivõime seal teavitada, et selline käitumine on seal aset leidnud, et me saame sellega tegeleda siis, kui nad on Eestisse tagasi tulnud. Ja selles osas on meil öelda, et tõesti on ka pöördumisi juba politseile olnud ja lasteabisse, nii et selles osas on need teavitused meile tulnud. Ja nüüd muidugi, mis siin täna nagu naelapea pihta läks see, et nad lapse ees räägivad otse-eetris, kuidas nad tapavad inimese ära ja kes on pederast ja kuidas lastakse kuul pähe. Ja need videod levivad lihtsalt netis nii kiiresti, et seal tuleb iga korraga tuleb aina juurde midagi, et sa vahepeal ei suudagi kõike neid vaadata, mis nad lihtsalt teevad. Näiteks nagu konkreetselt see Martin, nende pereisa, ta lõi eile konkreetselt enda käega vastu lapse kätt, sellepärast, et laps tahtis konkreetselt pissile minna eelnevalt seest. Ja siis laps hakkas kaamera ees nagu ütleme, et siis urineerima ja siis Marti otsustas, et tema nagu lööb selle käe talt teemal ära, et see on nagu juba päris liig, et siis neil tuli meelde, et laps ütles hiljem, et ta tahtis pissile saada. No selles suhtes, et ma ütlen ausalt, ma olen 100% selle poolt, et rastadelt tuleks nende laps ära võtta. Ja kui te küsite miks, siis sellepärast, et kuulake mind lõpuni, sellepärast, et tekitada näidispoomine. Näete inimesed, need on inimesed, kes ei oska oma last kasvatada. Kui nad ei oska enda last kasvatada, siis tuleb see laps panna kuskile, kus on inimesed, kes on nõus teda kasvatama. Ja see tekitab nagu teistes inimestes, kes vaatavad seda õudust, vaatavad pealt, neil nagu tekib nagu arusaam, et okei, see ei olegi normaalne. Ja siis nad saavad aru, et okei, nemad ei tohi nii käituda. Lihtsalt sellepärast. Enamus nendel TikTokeritelt on lapsed ära võetud, aga ma arvan, et nagu seda tuleks nagu teha nagu sisuliselt laivis. Et nagu inimestel nagu päriselt ka tekiks arusaam, et see ei ole normaalne, millega te tegelete. Niimoodi ei kasvatata last. See on nüüd see esimene pool sellest. Nüüd see teine pool, et ma ei tea tõesti, mis seal juhtus on. Siin mingi vend väidab, et mingi tatt tahtis kuusele hakata ja siis Marti lõi talle vastu kätt mingi oma käega või midagi. Ma ütlen ausalt, et kui mina oleksin isa ja mu laps tõmbaks kuskil avalikus kohas munni paljaks ja hakkaks kusele, siis ma tõmbaks seal samas rihma ja ma peksaks ise sellel tattnokal perse nii siniseks, et vittu ta ei tõmbaks avalikus kohas elu lõpuni oma riista püksist välja. Aga see olen mina selles suhtes, et see käega vastu kätt, ma ei tea, et kas see nüüd on päris nagu mingisugune näitaja ja ma arvan, et iga inimene peab nagu sisuliselt võiks nagu ise ikkagi oma nagu lapse kasvatamisega hakkama saada ja teised võimalikult vähe sinna nagu sekkuda küll, aga kui sa teed seda avalikult ja avalikult on kogu aeg üleval see, kuidas sa ei saa oma lapsega hakkama, siis ikkagi on vaja mingisuguseid asutusi ja mingisuguseid inimesi, kes astuvad sinna vahele ja võtavadki selle lapse kasvatuse üle. Ja mina arvan, et see on faktuaalne. Aga kui ta ikka tõmbab, siis tuleb see riist ära lõigata lihtsalt. Kuidas laps magab rolleri peal, videod on üleval, kuidas magab lihtsalt kukil öösel.